Tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, miks meie aju võrdleb end teistega. Täna tekib sellest järgmine küsimus. Kui meie aju õpib teisi inimesi jälgides, siis kas inimesed, keda internetis iga päev näeme, võivad mõjutada meie mõtlemist rohkem, kui me ise märkame? Kujuta ette, et hakkad jälgima uut sisuloojat. Alguses vaatad lihtsalt paar video. Mõne aja pärast leiad end tema sisu ühe sagedamini vaatamas. Tema nägu on sulle juba tuttav, tema mõtted tunduvad loogilised ja ühel hetkel märkad, et tema arvamus mõjutab ka sinu enda mõtlemist. Aga miks see nii on? Sest meie aju ei õpi ainult meie enda kogemustest. Ta õpib pidevalt ka teisi inimesi jälgides. Nii õpivad näiteks lapsed rääkima. Nii õpime uusi oskusi. Ja nii kujundame arusaama sellest, mis on normaalne, mõistlik või väärtuslik. See on täiesti loomulik osa inimese õppimisest. Aga kas kõik inimesed mõjutavad meid ühtemoodi? Kindlasti mitte. Mõne inimese arvamus läheb meile rohkem korda kui teise oma. Miks? Sest meie aju otsib vihjeid selle kohta, keda tasub kuulata. Me usaldame rohkem inimesi, kes tunduvad teadlikud. Neid, kes paistavad meile sarnased ja neid, keda näeme sageli. Just seepärast võivad sisuloojad meid mõjutada rohkem, kui me ise seda arvame. Me näeme neid korduvalt, me kuuleme nende mõtteid ja me harjume nende vaatenurgaga. Mida tuttavam keegi tundub, seda lihtsam on hakata tema arvamust usaldama. Mitte sellepärast, et tal oleks alati õigus, vaid sellepärast, et nii töötab meie aju. Lisaks jagavad paljud sisuloojad oma igapäevaelu. Nad räägivad oma mõtetest, nad näitavad oma kodu, jagavad õnnestumisi ja vahel ka raskusi. Tasapisi võib tekkida tunne, nagu tunneksime seda inimest päriselt, kuigi tegelikult tunneb ainult üks pool teist. Psühholoogias nimetatakse seda parasotsiaalseks suhteks. See tähendab ühepoolset tuttavuslikkuse tunnet inimesega, keda oled korduvalt näinud. See on täiesti tavaline nähtus. Kas see tähendab, et sisuloojad saavad panna meid uskuma mida iganes? Ei, me ei võta infot vastu pimesi. Me mõtleme, me kahtleme ja kujundame oma arvamust mitme erineva kogemuse põhjal. Aga inimene, keda peame usaldusväärseks, võib mõjutada seda, millistele ideedele me üldse tähelepanu pöörame. Seetõttu ei mõjuta sisuloojad ainult seda, mida me teeme. Nad võivad mõjutada ka seda, mida peame normaalseks, milliseid harjumusi väärtustame ja milliseid eesmärke me endale seame ja millistel teemadel üldse mõtlema hakkame. Sageli juhtub see nii väikeste sammudega, et me ise seda ei märkagi. Aga mida siis teha? Kõigepealt küsi endalt, kas ma usun seda sellepärast, et selle kohta on head tõendid? Või sellepärast, et inimene, kes seda ütles, tundub mulle usaldusväärne? Need ei ole ju üks ja sama asi. Teiseks, kui mõni soovitus tundub väga veenev, ära tee kohe otsust. Anna endale natukene aega. Vahel piisab ühest päevast, et emotsioon vaibuks ja saaksid rahulikumalt mõelda, kas see sobib ka sulle päriselt. Ja kolmandaks, vaata aeg-ajalt üle, millist sisu sa iga päev tarbid. Kui sinu voog koosneb ainult ühesuguste vaadetega inimestest, hakkabki maailm paistma ainult ühest vaatenurgast. Mida mitmekesisemad on allikad, seda lihtsam on kujundada oma arvamus. Kui jälgid mõnda sisuloojat sellepärast, et temalt on midagi õppida, on see täiesti normaalne. Aga tasub meeles pidada, et ka kõige usaldusväärsem inimene võib eksida. Sellepärast on alati kasulik mõtteid kontrollida ja vajadusel otsida juurde ka teisi allikaid. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Influencerite mõju ei teki sellepärast, et meiega oleks lihtne manipuleerida. See tekib sellepärast, et inimese aju õpib loomulikult inimestelt, keda ta peab tuttavaks ja usaldusväärseks. Aga vahel ei mõjuta meid kõige rohkem mitte inimesed ise, vaid tunne, et kõik teised teevad midagi ilma meieta. Miks tekib hirm millestki ilma jääda ehk FOMO? Sellest räägime juba järgmises videos. Aitäh, et vaatasid! Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.